jah, mõni nagu automaatselt käratab ei ja kaitseb ennast, aga mõni inimene võib tunneb ennast nii hirmununa, et leiab, et kergem on asjaga kaasa minna lihtsalt. Näiteks kui inimene tuleb sulle vastu õues ja ütleb sulle, et sa oled kena, et sa näed hästi välja ja sina ei ole sa ei ole olnud valmis selleks, et teiste inimestega suhelda tänava peal. Kas see on siis ahistamine või see on lihtsalt tema tunnete väljendamine? Suuresti sõltub ka sellest ju, et kuidas see ahistatavus ta näeb. Et väga tihti võib olla niimoodi, inimestel on erinevad piirid selle koha pealt, mis neid ebamugavalt paneb tundma. See võib olla siis see, et sulle öeldakse, et näed kena välja, aga võib-olla mõnel inimesel on täiesti ükskõik, kui ma ei tea, neid klabatakse või. No viisakas oleks, kui ennem kui sa paned käe külge, siis sa lihtsalt küsid, et kas on okei, et ma panen oma käe siia. Ma mõtlengi, et ükskõik mis olukord see on, siis tegelikult oleks eriti meeldiv, kui tehtaks ennem selgeks, see ei ole väga keeruline ja kui oleks niisugune norm ja tava, siis arvatavasti ei oleks nii palju neid arusaamatusi. Inimesed peavad üksteise suhtes olema sellised nagu tundlikud ja austavad selles mõttes, et ära tajuda, et see teine pool ei ole sellega nõus. Aga ma usun, et see on ju see sotsiaalne norm ka, aga haistamine tekibki sealt, kus sellest normist nii-öelda üle minnakse või kus need haistajad, haistatavad ei kommunikeeri enam nii, nagu normaalne inimene seda teeb. No haistamine võib ka norm ise olla. Mis määrab seda ahistamise olukorda, on just see, et ühel inimesel on nagu rohkem võimu ja üks inimene on teadlik või nagu alateadvuses ta teab, et sellel teisel inimesel ei ole nagu eriti palju võimalusi väljapääsu. Näiteks, ma ei tea, see on tööandja ja alluv ja siis sa võid nagu väljuda selles olukorras, sa võid nagu lihtsalt sel töölt ära minna, aga see on väga ebaõiglane, sest sa väljud olukorrast, aga sa kaotad sellega oma töökoha. See ei ole nagu see kokkulepe, millele sa lootsid nagu alguses peale, kui sa sinna läksid. Seda mõtlen, et üks asi, mida ma arvan, võib-olla inimesed väga tihti ei mõista, on see, et naised võib-olla ei kommunikeeri väga selgelt seda, kuidas nad ei soovi näiteks, et nendega flirritakse või neid puudutatakse, sellepärast, et nad kardavad. Et ma mõtlen, et väga tublid on need, kes julgevad öelda ei, aga mõtlen, kas mu oma sõbrannal oli juhtum, kus ta sõitis taksoga koju ja siis taksojuht pakkus talle, see oli vist, oleks pidanud olema 60 krooni omal ajal, aga siis taksojuht ütles talle, et äkki ta siis maksab hoopis muude teenustega selle sõidu eest. See loomulikult nagu tema sai šoki sellest ja lendas sealt taksost välja ja see oli väga hirmus, aga kujutage nüüd ette, kui näiteks praegusel ajal taksojuhid tihtipeale panevad need nupud panevad alla sul, sa ei saa sealt välja ennem, kui ta ei ole neid nuppe lahti teinud, sulle tehakse niisugune pakkumine, siis selle asemel, et võib-olla öelda kindlalt ei, sa ütled, hakkad rahulikult üritad sellest olukorrast muud moodi välja saada, et võib-olla inimesed ei saa aru sellest, et see on päris hirmus võib-olla vahete vahel. Need reaktsioonid on erinevad kindlasti. No täpselt jah, mõni nagu automaatselt käratab ei ja kaitseb ennast, aga mõni inimene võib tunneb ennast nii hirmununa, et leiab, et kergem on asjaga kaasa minna lihtsalt. Ja see sõltub, kes see ahistaja on. Võib-olla tööandja, võib-olla ka keegi lähidane perekonnast või keegi, kelle vastu sa tunned au ja... Minu meelest see vähem kaotusi on täpselt see, mis ütles, et nagu naised tihtipeale kalkuleerivad välja selle, et kuidas ma suudan sellest olukorrast niimoodi välja tulla, et ma võimalikult vähe kaotaksin, et see ongi nagu võtad sinna sisse selle ebamugavuspiiri, sa võtad sinna sisse veel selle, et tahaks, et töökoht jääks alles, tahaks, et ühiskond ei mõistaks hukka, see ei ole päris nii, et nui neljaks igas olukorras ütlen ei, sa mõtled ikkagi teiste faktorite peale ka. No ma arvan, et ta lihtsalt proovib, et kui jaa, siis miks mitte, kui ei, siis olen proovinud, et sõltub, ma ei tea, kas see ahistaja on nii-öelda agressiivne inimene, kes niikuinii võtab seda, mida ta soovib või kas see on see inimene, kes lihtsalt No ma arvan, et see on natukene vale lähenemine, sest vaata, kui see on näiteks või perekonnasisene või see on töökoht, ta võib proovida ja siis see naine tegelikult ei taha, aga ta ikka nagu nõustub ja ta mõtleb, okei, ta on nõus, aga tegelikult ta ei ole, see on mingisugused teised tegurid, mis on tema peale nagu
teda mõjutanud? Ma mõtlen, see ahistaja mõttemaailm, ma arvan, et seda ikkagist väga palju kujundavadki ühiskondlikud normid. Tänu sellele, et praegult sellest nii palju räägitakse, siis teeselda, et sa ei tule selle peale, et võib-olla tuleks küsida või mitte nii käituda, kõlab võrdlemisi naeruväärselt, samas mõtlen, inimesed võib-olla siin mingi 10-20 aastat tagasi tõepoolest on usutav, et võib-olla nad ei tulnudki selle peale, et see võiks ebameeldiv või ebaviisakas käitumine olla. Aga see juba eeldab, et see ahistaja on nagu niisugune empaatiline ja normaalne inimene, aga tihti need ju vist ei ole. Kõige keerulisemad ongi need olukorrad, kus sul on nii-öelda siis ütleme ohver või ahistatav on eriti õrna niisuguse tundemeelega ja inimesed on erinevate standarditega selles osas. Pigem ei ole problemaatiline, kui ta on agressiivne, kuna siis on vähemasti kõrvalt näha kohe aru saada, kes on nii-öelda ohver ja kes on ahistaja. Aga kui see inimene, kes nii-öelda siis ahistab, on keegi selline, kes pigem ongi käitunud võib-olla paljude meelest viisakalt või üsna tagasihoidlikult, et siis tekib see küsimus, et kummal nüüd õigus oli. Minu arust ei või olla softcore või hardcore, nagu ei või olla softcore valu või hardcore valu ja see ei sõltu, kas sulle pandi käsi õle peale või sulle tehti muud, kui sulle ei meeldi see olukord, sul on halb olla. Tuleb vaadata nagu üksik olukorda või ühte inimest ja nagu võib-olla selle piires äkki saab isegi nagu diferentseerida kuidagi neid, aga kui me vaatame objektiivselt, siis objektiivset ahistamist meile arvan, et ei eksisteeri, on olemas ikkagi mis ühele inimesele on väga raske, võib teisel olla tavaline teisipäev. Minu meelest ikka saab niimoodi kõigepealt vaadata, sest vaadake, ma usun, et kui selliseid asju nagu kohtus kuskil nagu vaadatakse, et ikka seal on väga palju tegurid, mis mõjutavad. No üks tegur on see, mis see inimene, see ohver tundis, teine inimene on see, et kas see oli füüsiline või see oli verbaalne, kolmas on see, kas seal oli mingisugune, kas ta pani uks kinni või ei pannud uks kinni ja nagu sest mulle tundub, et ei ole võimalik näiteks ühte ritta panna mingi Harvey Weinsteini lugu või selle Morgan Freemani lugu, kus ta tegi valed pilgud ja valed sõnad, et nagu need on ikka sellised väga erinevad. Keegi ei saa olla vastutav teise inimese tegude eest. Kui keegi on löönud või keegi on nagu ületanud mingisugust piiri, siis nagu teine inimene ei saa olla vastutav nagu just tema tegude eest. Aga mina arvan, et kui sina sisened kuskile olukorda, teades, et see olukord riskantne, siis ikka vastutust enda eest sina kannad ise. Et näiteks kui sa sõidad nagu häälega, siis sa pead nagu tajuma, et võivad olla riskantsed olukorrad. Aga miks on hääletamine ohtlik? Hääletamine on ohtlik ju nende inimeste pärast, kes seal on, mitte objektiivselt hääletamine tegevusena ei ole ju ohtlik. Samamoodi ei ole ohtlik pimedal tänaval kõndimine, vaid ohtlik on see, et teised inimesed arvavad, et see annab neile õiguse midagi minuga teha. See inimene, kes on selles nii-öelda ahistaja rollis, siis sul peab endal mõistus peas olema ja sa pead aru saama seda rumalas olukorras, kas sa oled teinud kindlaks, et sa ei tee teisele inimesele liiga, et ei ole nagu mõtet öelda, et aga mind kuhugile ärgitati või ma ei tea, et võta mõistus pähe ja käitu normaalselt. Nagu see, et sa oled ilus või selline atraktiivne ei anda teistele inimestele kuidagi nagu siis seda ära kasutada ilma sinu lood. No ma arvan, et kohut peavad sellega tegelema. No tõsiselt ka, et nagu see ei ole meie ja ma arvan, et enne kui me ei ole kindlad, et miskit on juhtunud, me ei või neid inimesi süüdistada igal pool ja ma arvan, et sellega on vaja olla väga ettevaatlik, sellepärast et need süüdistamised ja need sõnad, nad on väga võimsad. Selles suhtes on keeruline jälle, kui sa ei räägi sellest, et see mangi näide on väga hea siinkohal. Et kui ei oleks räägitud ennem siis süüdimõistmist sellest, siis ei oleks neid naisi nii palju, kes oleks kirjutanud, sest igaüks arvab, et ta on ainukene. Ja samamoodi ma arvan, et kohtus nende süüdimõistmisele see ikkagist aitab kaasa, kui sul tuleb välja, et see ei ole mitte ainujuhtum, vaid tegemist on kellegi, kes on siis sarjaahistaja. Et
mulle tundub see absurdne, et öeldakse, et sa tahad oma nime lihtsalt kuskil meedias näha või no ma mõtlen, et üldjuhul tavaline inimene, tal on vaja käia 5 päeva nädalas tööl, ma ei tea, kasvatada lapsi, tegeleda 100 muu asjaga ja siis mõeldakse, et oma lõbuks käib kuskil mööda kohut või mööda meediat rääkimas, et mul on niisugune tunne, et see on nagu vale arvamus, mida ei ole üldse, mille peale ei ole eriti mõeldud. Ja absoluutselt. Ma ei kujuta ette inimest, kes tahaks selle arvelt kuulsust leida. Niisugune vaba aja tegevused käia mööda kohtuid ja siis rääkida, kuidas sind kuskil ahistati, et see on ju nagu tüütust. Väga palju räägitakse sellest, et kuidas üldse tead, et niisugune asi juhtus ja kuidas sa tõestad seda ja et ikka valetatakse kokku ja nii edasi, et kindlasti on selliseid inimesi, aga nagu tõenäosus, et keegi nüüd tahabki tegeleda sellise mingi vale ketramisega oma vabast ajast on ikkagi minu meelest üsna madal. Ja no see, et need juhtumid tulevad praegu kõik korraga välja, minu arvates näitab ka väga ju selgelt seda, et inimesed ei taha sellest rääkida, nad ei kardavad sellest rääkida, aga nüüd, kui on need esimesed juhtumid välja tulnud, siis nad võtavad julguse kokku ja ütlevad, et hei, sa ei ole ainukene.